Coming in, flex, I just wanna win, LABB who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, state your name. Marko, miks meil siin 2 kruud on? No, 2 erinevat võistlust, 2 erinevat lähenemist, et suurematel täiskasvanutel on treeningvõistlus Valgjärvel, selleks me midagi erilist tegema ei hakka. Ja siis noorematel on Euroopa juunioride karikaetapp Bukaresti lähedal Teivasjaama siis Voranis. Et nendel on siis natukene lõhemujumine ja natukene võib-olla ka särtsakam. Ja mõlemad grupid kokku võttes siis liiguvad edasi staadionile, et teeme staadioni trenni veel sellel otsa, nii et trenn ei saa olla väga raske. Ei siin, ei staadionil. Flex, I just wanna win, LABB who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, okay, alright. Coming in, flex, I just wanna win, LABB who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10, 10, 10, Semi. Raske. Ma tegelikult lähen homme juuksurisse. Uued tuuled on muumas varsti. Tõmbad aeroks või? Tõmbame siit kõik maha, võib-olla kukla peale jätta midagi. Seda content ei näe. Bad influence. See on uus ujumismüts tal. Miks see nii väike on? Aega ju vahet sama ja sa hakkad seda panema seal. Arvas 10. Vaat sigana. Just tahab ka vastata küsimusi. Aga samas, mis need olümpias? Et küsimus oli, et mis sul seal kilekotis oli, et väga huvitavad tabletid. Jaa, laiemale publikule keelatud vaadata. Just, mida Marko sulle ütles? Et ma ei tohi lõigutrennis joosta nende tossudega, mis linnedel jalas on. Sest need vett tulevad liiga palju ja siis ma toetan liiga palju tossule ja siis ma enda pöid ja see põrge veits jääb lahjaks muidu. See siis nagu? Me tulime peale ujumist juukseid kuivatama. Katsume joosta võimalikult kiiresti, et juuksed ikka ilusti kõigil ära kuivaksid. Aga kui tõsisemalt rääkida, et siis on selline meie jaoks nagu tavaline staadionitreening, mis koosneb soojendusest, harjutustest, kiirendustest ja põhiosast. Ja tänane põhiosa saab olema neil kilomeetrised, kuna siin Audentese staadionil, mis on 350 meetrit pikk, see on kõige mõistlikum distants, mida joosta. Ja teeme sellise võistluseelse asja, et vastavalt võimetele siis 3 kuni 5000. Sellise mõnusa pika sammuga jooksuga, et selline poistel 2.53 tempos ja tüdrukutel ma pakun 3.35, 3.45 vahele. Et kuna võistlused on tulemas, siis liiga tugevalt ei ole mõistlik joosta praegu. Et see peaks olema selline veel kergelt kätte tulev. Hei Meenike!
oli alles, paneme veits toa peale ka. ei ole midagi, see on natuke pask. See läks. Pole midagi jäävel. Ei. Mine võta need natuke muru ja ära see niimoodi saa. Saab küll. Võta siit muru või oda või. Ütle Gregorist seal. Ei ole vaja kiiremini, kui praegu see tuleb rasketesse all. Katsu jääda selle juurde, et on siuke hea keriv minek ja põrge ja jalg tagant üle. Tallinn. Surm. See ongi või? Ja see ongi. Gregor, kuidas vorm tundub? Vorm on suht hea, ütleks, et midagi kurta ei saa, et olen võistlusteks valmis. Tõmbad täiega piiresse võistlusele? Jaa, võiks küll räiget hakata lükkama nüüd. Aga mis parem võiks olla, mis sa tunned, mis pitsitab? Ütleks, et jooksuvorm ei ole nii hea, kui ma oleks lootnud, et ujumise ja rattavorm kuidagi parem hetkel. Aga no, ma ei tea, praegu oleks trenn väga hästi, nii et saab näha nädalavahetusel. Pidigi nii raskelt olema praegu. Veits viimasel surin. Liis, kuidas vorm on enne võistlust? Super, prima. Tippvorm. Eelmine lause kinnitas seda. Eelmine lause kinnitas. Aga mis sa arvad, mis sa tunned, mis hästi on läinud, mis võiks parem olla? Ratas on hästi läinud. Ma jaksan teistega püsida lõike ratas. Mis võiks paremini olla, ujumise tõmme. Jalad võiksid rohkem lahti olla, jooks võiks parem olla, kõik võiks parem olla. Tööd jagub? Tööd jagub, jah. Väga hea, tubli. Treener, kuidas rahul oled asjaga? Ei, mina olen rahul. Ma vaatan, et kui kalliks treening läks maksma. Vaata see, et kaupluses ei taha maksta rohkem teatud asjadest. Ei taha ka siin maksta. Vaatad Isvarani peale? Eks ta nii on, jah. Kas võistlesime siin ära või jäi võistluseks ka midagi sisse? Seal aga kui jooksed seda ääri, jookske nagu ja tulge jälle tagasi või jookske siit tagant mööda rada. Juss, mis teed? No nii väga. Jumpman. Jumpman 24. Mm. Liis, miks hüppama peab?
Marko, kuulsid? Põrget saada paremaks. Põrget või? Kesktallale maandumist õppida, see mõttega. Kesktallale maandumine. Kõige ökonoomsem liikumisviis. Jah. Miks see hea on? Mida odavamalt saab kiiresti joosta, seda paremaks. Pikemalt saab joosta see. Vastupidavus spordialas võidab see, kes väsib kõige aeglasemalt. Kui sa töötad väiksema lihase pealt, sa väsid aeglasemalt. Only the disciplined ones in life are free. Kes ütleb nii? Eliud Kipchoge. Distsipliin või jääkis. Only the disciplined ones are the free in life. Sellepärast ma olengi vaba. Vaba. All world. Oota, Kipchoge ütles seda, on ju? Kipchoge ja... Gregor, ütle meie vaatajatele üks quote. Tänane quote siis, mis läheb tänaste trendide kokku, on, et pane enda redel nii kõrgele, et sa saad puudutada taevast. Ütle veel üks quote. Grind won't stop. Ütle veel üks. Oota, mõtleme. Nii tõsine nägu ka. Oota, ma olen tõsine. Maria-Liis, ütle üks quote meie pealtvaatajatele. With the flow. Ma ütlen ühe. Pain is temporary, but success is forever. Glory is forever. Maria-Liis ütle midagi. Elus arvamine on igavese nooruse võti. Elus, see on spordi kood. Elukoodid. Ma ütlen, ei, ma ei tea ühte, vabandage mind. Tegelikult teate, mis on elu mõte rahvas või? See läheb väga tiiviks, aga nagu elu mõte on lihtsalt nautida elu ja ärge kuulake teisi inimesi, tehke, mis te tahate teha ja lihtsalt olge õnnelikud. Olge õnnelikud. No nüüd põhimõtteliselt täna trennis on meiega liitunud ka Karl Mell, et on kuskil seal taga basseini juures. Aga põhimõtteliselt Karl Mell on siis rakett 69 võitja. No mul on suureks inspiratsiooniks, et mina tahan ka ühel päeval raketi ära võita. Aga sinna pean ma palju tööd panustama. Tee muu. Kui all ma ei oska rääkida. Sul on harjutus poole peal.